klubis Krulli majas käivad viimased proovid 4. aprillil Merekultuurikeskuses toimuvaks Hanna-Liina Võsa 45. sünnipäeva tähistavaks kontserdiks Broadway Tonight. Hanna-Liina alustas laval laulmisega juba 3-aastaselt. Tõepoolest hakkasin laulma lasteaias, sest et minu lasteaia lauluõpetaja oli Ave Kumpas ja kuidagi ta pani mind kogu aeg sinna ette lükkas. Ega ma ei tea isegi, kas mulle väga meeldis või ei meeldinud, aga ma tegin selle töö ära. 16-aastaselt võitis ta saates 2 takti ette publiku lemmikutiitli, esimesed lavarollid tegi Viimsi kooliteatri muusikalides ja siis juba ka kutselise teatrilaval. Aga ikkagi on nimeks pandav tema enesekindlus lennata 17-aastaselt ihuüksi New Yorki Ameerika muusikali- ja draamaakadeemiasse õppima muusikaliartistiks. Ma tegelikult ei tea, mis julgus või mis enesekindluse pealt ma seda tegin, aga mul oli visioon ja ma läksin selle järgi ja mind ei morjendanud see, et ma olen üksi, et mul ei tulnud vanemad kaasa, et mul ei olnud ühtegi tuttavat seal ees ootamas, et see maksis $500,000 Eesti krooni sellel hetkel, mida mul absoluutselt ei olnud, aga mul kuidagi kuskilt tuli natukene ja siis ma kuidagi tegin selle maksegraafiku maksimaalselt nagu väikesteks juppideks ja siis niimoodi tilgutasin selle lõpuks kuidagi kokku, töötasin igasuguste rollidena seal suures linnas ja tegin kõike, mis vähegi andis ja kuidagi ma tõesti jälle ei tea, kuidas see õnnestus lõpuks kokku saada ja see diplom kätte saada. Hanna-Liina ütleb, et esimese aasta koolis oli ta võib öelda, et vait, sest ei suutnud kaasõpilaste ülikiire jutuga kaasa minna. Aga käis kõikidel rollikonkurssidel, nagu Ameerikas kombeks, ja ühel päeval valiti ta 2000 kandidaadi seas Grease'i peaossa. Kuna see konkreetne roll oli vist väga minulik, ma nägin välja nii, nagu nad ootasid, ma tegin samasugust häält, nagu nad ootasid, ma olin samamoodi natuke tagasihoidlik, nagu sellel rollil vaja oli. Nii et ma ei tea, kuidagi ma läbisin kõik need kadalipud ja sain selle rolli samal nädalal. Ma nii-öelda bukkisin veel 2 suurt tööd, aga ma need jätsin ära. Grease'iga andis ta Ameerikas ja Aasias kokku 600 etendust ja see aeg oligi tema karjääris kõige põnevam, räägib Hanna-Liina. Kuskilt Hiina linnast, kus me läksime lavale ja automaatselt terve see 1500 inimest seal saalis, noored tüdrukud lihtsalt kiljusid nagu algusest lõpuni, nagu etenduse algusest lõpuni, lihtsalt kiljusid nagu ratta peal ja me ei kuulnud teineteist lava peal, lihtsalt sest, et nii kõva oli see nagu lärm seal saalis. Või siis teine selline naljakas nüanss, kui me esinesime kuskil Colorado kõrgetes mägedes mingisuguses väikeses teatris ja seal ei olnud hapnikku, seal ei olnud õhku, et hingata. Sest et nagu me teame, siis kõrgetes mägedes on väga hõre õhk ja siis meil olid hapnikuballoonid mõlemal pool lavaservades, kus siis vahepeal nagu, kui nagu olid nii palju tantsinud, siis sa pidid hingama ja siis sai nagu edasi jälle teha. Kuidas sa häält hoiad, on raske? Tihtipeale on raske, aga näiteks see sama Grease'i näide oli see, et ma vist ainult 2 korda selle aja jooksul jäin etendusest välja, sest et ma ei tea, mis ühe korra võib-olla oli hääl ära ja vist oli niimoodi, et teine tüdruk laulis mul aksi vahelt, nii-öelda kardina vahelt ja mina olin ikkagi lava peal, ja siis teine kord ma olin kuskil mingisugune pressi asjadusega olin kuskil ära. Nüüd Eestis on ta esinenud hulgas lavastustes ja isegi seriaalides mänginud. Tõepoolest olen palju teinud, aga palju võib-olla ka tegemata jätnud, sest et ma tunnen, et kui midagi on mulle, siis ma pean seda tegema, aga kui on lihtsalt selline lihtsalt üks pakkumine, siis ma mõtlen mitu korda, et kas tasub teha. Kuid muusikaliartisti jaoks on Eesti tegelikult väike. Nii on tal olnud õnn üles astuda ka Soome rahvusooperis ja Rootsi Göteborgi ooperis. Aga Hanna-Liina ei välista, et võib-olla laulab ühel päeval taas Ameerikaski. Viimastel aastatel on ta tegelenud ka palju muuga peale otseste esinemiste. Just sellel põhjusel ka, et
ma olen tahtnud rohkem kuidagi anda panust ühiskonda, kogukonda, kui lihtsalt seal laval. 5 aastat olid omanimelise muusikakooli kunstiline juht, siis 3 aastat muusika- ja balletiakadeemias lauluõpetaja, tegutsenud MTÜs Käsikäes ukrainlastele. Viimastel aastatel ma olen olnud siin samas Kotta klubis, kus ma olen nii-öelda ka seda sisu loonud ja inimestele erinevaid tegevusi välja mõelnud ja pakkunud. Aga ega ma ei tea, mis edasi. Palju on tehtud, aga ma arvan, et kui veidikene puhata ja lihtsalt tähistada ja kuidagi usaldada elu, siis tuleb jälle uusi ja huvitavaid tegevusi. Aga Hanna-Liina elus on üks tähtis mees. See on pea 10-aastane poeg Otto. Milline ema sa oled? Ma ise olen aru saanud, ma olen liiga paindlik. Et ma olen liiga tore, liiga hea ja siis Otto vahepeal sõidab must üle, aga ma arvan, et ema armastust ei ole kunagi liiga palju, et seda võib olla üle võlli palju ka. Ootan väga, mis tast saab, sest et põnev on temaga. Milline artist on Hanna-Liina Võsa? Suve ja südamlik artist, natuke ka nõudlik, aga meil on aastate jooksul nagu tekkinud usaldus ja selline hea läbisaamine, et mina mõistan tema nõudlikkust ja samas võin juba ise ka vaikselt nõuda. Saan aru, et see kontsert on üsna kirju. Ja me lähtume siis erinevatest Broadway muusikalidest, ennekõike nendest, kust Hanna-Liina ise on olnud ja mis on temale südamelähedased. Ennekõike me peame silmas, et see on Hanna-Liina sünnipäeva kontsert ja temale pühendatud.